aitäh Mainile sissejuhatuse eest. Ja ma kindlasti enda loengu sissejuhatuseks mainin ära, et lihtsalt hoiatuseks, et kindlasti ei ole nõrganärvilistele, et siin näeb piltidel palju luid. Mul on ka mõned näited kaasas, mitte lihtsalt sellest, et inimsäilmetega upustada või mitte seda, vaid et palju me üldse inimsäilmetest võime teada saada, kuidas see töö käib ja miks just Otepää ja Mustsurm ja inimsäilmed, et Otepääl on väga ainulaadne matmispaik selles mõttes, et me teame musta surma, teame erinevaid musta surma levikuid aastaid, mitu korda Eestist üle käinud on, aga paraku on see ainuke seni teada ja kaevatud matmispaik musta surma leviku kohta ja sellega seotud sündmustest. Et me teame, et neid on kümneid, kui mitte sadu juhtumeid Eestis need lainid üle käinud, aga paraku siiamaani on ainult selline seis, et me teame ainult ühte paika ja mida on ka siis korduvalt arheoloogiliselt ka uuritud. Ja minu ülesanne on siis need surnud ilusad välja kaevata, teen seda juba 17 aastat Tartu Ülikoolis ja ka praegust töötan Genoomika Instituudis, et ka siin minu tööst tuleb ka kõrvalhüppajaid geneetikasse, küll hästi niisuguseid põgusaid, et miks me teame üldse, et see matmispaik, mis siin Otepääl on, miks see on katku kalmis. Ja kui hüpata siia ettekandesse, siis 2020 hakati uuele bussijaamale paigaldama keskküttetrassi ja otse loomulikult, kes juba varasemast teab, 1995, 30. 20. toimusid erinevad kaevamised ja tegemist on matmispaigaga. Nii et kui te sõidate autoga siin Tartu maanteel või siin satute siit bussijaama eest läbi sõitma, siis te teate, et te sõidate üle matmispaiga, seal on kümned kui mitte sadu hautud. Ja nimega vana DNA ja ka selle matmispaiga põhjaliku uuringu käigus võime öelda, et tegemist on kindlalt katku kalmistega. Ja esimesed kaevamised toimusid juba 20. lõpus, nägi see koht välja selline, lihtsalt põld ja toimusid kaks hooaega järjest päästekaevamised. Siis kohta tänapäeval ja mina räägin siis kaevamistest, mis toimus siin tänava otsas. Ja nagu siin näha, siin on siis 28. ja 29. aastal leitud hauad, mis kohe meid siin tähelepanu köidab see, et ei ole omane tavalisele matmispaigale, et hästi palju ühishaudu on. Inimesed on maetud 2, 3, 4, 5, 6, 8 ühte hauda. Et tegemist ei ole sellist perekonna matmispaikadega, et nendest vana DNA uuring näiteks on sellest ühishauas siin, on 4 inimest selles hauas ja nendest on siis võetud vana DNA proov ja kõik on nad ei ole sugulased, ei ole sugulassidega seotud, et lihtsalt on inimesed, kes on surnud samal ajal hetkel ja on pandud ühte hauda ja ka vana DNA näiteks ka ilmekalt, et tegemist on olnud katku surnud inimestega. Ja ka märkimisväärne on see, et ka näiteks kui me koroona puhul teame, et tuli esimene laine, teine laine, kolmas laine, siis ka selle ühishaua puhul, mis siin on, et on võimalik öelda, et kaks inimest, kes selle maetud olid näiteks surnud varasema lainega ja 12 inimest, kes olid surnud juba järgmise lainega, et see oli juba muteerunud, et seda oli kõike võimalik sellest vana DNA-st juba välja lugeda. Need 28. ja 29. aasta kaevast, mida Marta Schmidehed tegi, on ainulaadsed, et tol ajal väga palju matuseid ei kaevatud niimoodi, eriti just keskaegse matuse paiku, pigem keskenduti varasematele muististele. Et see on väga huvitav, et seda objekti üldse niimoodi kaevati. Ja leidis ta üle 100 matuse, paraku kõik ei ole tänapäevaks säilinud, sõjad on üle käinud, et on meil tunduvalt vähem alles. Ka 30-ndatel tehti väikseid kaevamisi, hiljem on ka Heiki Valk kaevanud 90. keskpaigas, paraku neid luustikke toona ei säilitatud, et leiti veel 7 luustikku, mis olid küll ka, kuna siis tehti parklad ja buldooseriga oli lihtsalt üle sõidetud ja oli mingid fragmente või maapinnal veel näha.